ja kell on 7. Aga täna mul on mõned teemad, mida ma tahan teiega vaadata. Mõtlesin, et vaatame sellised küsimused mulle pandi, et peab kindlasti vaatama Kadırovit, Tšetšeeniat, Venemaa Liidu Vabariiki, Venemaad, USA ja Iraani, et kas USA sekkub Iraani sõjalisse olukorda. Siis ma tahtsin teile veel hõbedast rääkida täna. Ja mind ennast mingil põhjusel tuli mulle teadmine, et me peame vaatama ka eurosid. Mis nende eurodega tulemas on, mis eurot ees ootab. Need eelnevad laivid, mis me juba teinud oleme, need on enamasti juba kõik täppi läinud, et läks ka see Gröönimaa värk, kus siis ikkagi ma ütlesin, et ma ei näe sõjalist olukorda, et saavutatakse ikkagi mingisugune kokkulepe ja nii ka läks, et Trump ikkagi ütles, et ta sõjaliselt ei kavatse sekkuda. Ja need kokkulepped nagu ei pea, ehk siis praeguse hetke seisuga see eelnev ennustus on juba nagu läinud täppi, et siis tegelikult me peaksime nagu uuesti vaatama mingisuguseid asju, sest ega me seda aega ei tea ju, millal ja kuidas meil selle ajaga on ja ma lihtsalt ei ole siiamaani jõudnud oma YouTube'i üles oma laive panna, mul on kõik laivid ilusti salvestatud, mul on ka mõned vanad laivid alles. Kui ma saan ükskord oma e-poodi kõik kaupa ülesse, te ei kujuta ette, kui palju mul on e-poodi kaupa panna. Ja see on meeletult suurmahuline töö, ühe toote üles panemine, et mul on kabinet ehitatud täielik fotostuudio selle jaoks, et saaks need tooted ülesse pildistatud. Ja me Jüriga kahekesi seda teeme ja see on meeletu suurmahukas töö, nii et mul ei ole olnud mitte ühtegi vaba hetke ja ühtegi vaba päeva. Ja tegelikult on veel üks selline uudis ka, et meie perre on sündimas 4. laps ja kuna ma olen suhteliselt värskelt ikkagi beebiootel hetkel, siis ma olen pidevalt hästi väsinud, siis mind läheb kõik oksele ja kõik siuksed asjad, nii et see on veel teine teema, mis mind meeletult, üritan ikka tööd teha ja sellest nagu siis mitte välja teha. Vot nii, aga mis ma tahtsin ennem veel rääkida, kui ma hakkan kaarte panema teile nende suurte ennustuste kohta, mis mind ennast natukene praegusel hetkel vaevab. Võib-olla ta ei vaeva otseselt, aga mis on nagu see koht on see, et ma tahtsin natukene rääkida seadustest nendele inimestele, kes seadusi ei tunne ja natukene siis võib-olla valgustada silmaringi. Ehk siis meil on praegu väga kuum teema AI areng ja kõik sellised asjad. Ja kuna siin ongi see, et ma panen praegu e-poodi kaupa ülesse ja mul on siis nii-öelda need Zodiaagi tassid, eks ole, siis kui ma teen pildi ära selles valguse kastis, siis see taust jääb paratamatult natuke kollane. Ja ma lasin AI-l teha siis selle tausta valgeks ilusti, et ta läheks minu kodulehega ilusti kokku. Ja mida siis AI tegi, hakkas seal teksti muutma, sellepärast, et AI ei suuda tuvastada mingisuguseid asju ära, suhteliselt rumal on, ütleme, AI pilditöötluses ja siukestes asjades veel. Ja tahtsin teile näidata, muidugi olid siis kohe mingid konkreetsed inimesed, kes siis hakkasid mind petiseks sõimama. Sellepärast, et kujutad see ette, seal on 4 sõrga ja kuskil oli kirjas mingisuguses hiina keeles või ma ei tea, mis keeles mingisugune sõna, et ei olnud isegi brändi nime all ja mingit siuke teema on. Tahtsin teile nüüd otse laivis näidata. Ma ei tea, kas te näete, siin on täiesti selgelt valgusinglid 2026 ilma ühegi veata ja 2 sõrga on ilusti sea all. Nii, ehk siis ma ei tea, kust inimese mõistus tuleb, ma ei oska seda öelda, aga ma pean mainima ära selle, et peab ikka olema natukene peast toitu. Kui inimene arvab, et ma hakkan inimesele saatma mingisuguste Hiina hieroglüüfidega, mingite valede sõnadega ja vigase tekstiga tooteid koju. Ehk siis ma ei müü inimestele õhku. Teine asi. Räägime natukene loomisest. Ma loen teile ette seaduse, mille ma siis väga detailselt välja uurisin.
Ja kui küsida siis, et kes on see, kes on loomingu autor, keda peetakse loomingu autoriks? Loomingu autor on inimene, kes mõtles välja idee, kontseptsiooni, tegelased, stiili, kujunduse ja see inimene teeb vaimset loomingut. See on seadustes niimoodi kirjas. See on päris looming ja ei ole tegemist abitegevusega. Inimene, kes joonistas ülesse selle inimese idee, on teostusliku loomingu tegija. Ehk inimene, kes paneb idee nähtavasse vormi. Nii, kokkuvõttes. Seadus ütleb nii. Autor on see, kes tegi loomingulisi valikuid, mitte see, kes kasutas lihtsalt pliiatsit. See on põhjus, miks näiteks filmis on stsenaristid, lavastaja, kunstnik ja operaator ja kõik loovad erineval tasandil. Idee autor on looja. Ehk siis, kui mina mõtlesin välja, et mina tahan teha inimestele Hiina horoskoobi põhiste loomapiltidega tassid. Need on lihtsalt tassid, eks ole. Nii. Siis see on minu looming. Mina olen selle idee autor. Minu teada tänasel hetkel Eestis ei müüda ka sellised asjad. Ma ei tea, võib-olla müüakse, ma mõtlen nagu Hiina horoskoobi piltidega. Minu meelest oli see tore mõte. Ja varsti tulevad ka taskukalendrid, mis on tegelikult juba valmis, aga ma pole jõudnud neid veel ülesse panna. Nii. Ja mina olen selle tassi looja. Ma olen seaduslikult selle tassi looja ja ma ei ole petis. Kolmas asi on see, et AI süsteemi kasutamine, kui mina genereerin pilte AI-ga, see ei ole seaduse vastane. Kui inimene laseb oma loomingu joonistada AI-ga, et panna see oma tootele, see ei ole täpselt samamoodi seaduse vastane. See on seadusega lubatud, sest seadus ütleb, ainult mehaaniline teostamine on töö, mitte autorlus. Nii et need inimesed, kes üritasid mind laimata, et mina olen petis nende tasside näol, siis mina ütlen teile, et teie olete tegelikult ise rikkunud Eesti Vabariigi seadust mind laimates. Mina olen üritanud oma tööd teha alati südamega ja teha seda ausalt ja ma ei lähe inimesi petma ja AI süsteemi kasutamine fotode töötluses ei ole seadusega keelatud. See on täiesti lubatud tegevus. Ma ei ole vastutav selle eest, kui kunstiinimesed näiteks kardavad seda, et AI võtab nende leivalaualt või nad ei suuda võib-olla tulevikus konkureerida AI-ga. Absoluutselt, see on probleem, aga mina ei ole selle eest vastutav. See on üks asi. Ehk siis tuleks ennast natukene viia ennem seadustega kurssi, kui me alustame laimakampaaniate tegemist. Mitte, et ma oleks tegelikult pidanud täna seda laivi alustama selle teemaga, aga ma tahtsin inimestele ära seletada seadused, seletada ära see, kus kohas see pildile see viga tuli või need vead, sest AI on rumal, kui ta tegi neid taustapilte ja asju valgeks. Ja üks härrasmees pani üles veel, et aga Rutt, et sa oled pannud AI-ga tehtud pildi omal postituse juurde. Jah, AI pilte olen ma pannud väga palju päevasõnumite ja postituste juurde. Mul ei ole kahjuks aega. Ma ei ole selline kunstiinimene ka, et ma joonistan igale postitusele ise pildi. Ma leian pilte nii interneti avarusest, ma olen ostnud endale Adobe Stocki loa võtta endale pilte ja AI pildid on meil väga laialdaselt levinud. Mitte ainult ei peagi neid AI-lt üldse võtma, kuigi see on kõige lihtsam variant, vaid neid saab ka interneti avaruses, kui ma guugeldan, on juba enamus pildid, mis ta ette viskab, on AI omad. See on meie tänapäeva maailm, see on meie tänapäeva tehnoloogia, see ei ole seadusega karistatav ja kui inimene seda kasutab, siis ta ei ole petis. Vaid tegelikult on AI-l üks suur pluss ja see pluss on see, kuigi ma ütlen, et on tehniliselt veel väga vigane minu nägemuse järgi, siis tema suur pluss on see, et ta võimaldab inimestel, kellel ei ole näiteks kunstilisi teadmisi, tehnilisi oskusi arvutimaailmas, IT-maailmas, ka oma loomingut teostada ja see viia turule.
Ehk siis kõik raamatu autorid, kes iganes on oma raamatut välja andnud, kes tarokaarte on maailmas näiteks välja andnud, ei ole üldse oma tarokaartide, oma raamatute pilte ise joonistanud, vaid on ostnud selle jaoks sisse eraldi teenuse illustraatorilt. Seal ei ole täna vahet enam, kas ma ostan selle teenuse sisse või ma võtan selle AI käest. Antud hetkel mina ise joonistan oma pilte, olen seda teinud mitu aastat ja alates 2018 aastast, kui AI-d ei eksisteerinud absoluutselt, andsin mina välja oma esimese kalendri. 2022. aastal andsin välja mina oma esimesed kaardid ja tänaseks olen mina andnud välja 6 paki kaarte ja 7. pakk on kohe tulemas ja see 7. pakk on minu kõige ilusam kaardipakk. Ja tegemist ei ole pettusega, kui inimene kasutab AI-d, siin ei ole ka vahet, kas sa annad selle genereerida AI-le oma süsteemi või annad sa selle Photoshopile. Photoshop on tänapäeval täpselt samamoodi AI-ga kokku genereeritud ja see ei ole seadusega karistatav. Mina genereerisin oma e-poe pilte, et ma saaksin tausta ilusti valgeks, mul on selle kohta ka näidis, et tegelikult originaalpilt on mul enda pildistatud, enda tehtud ja seal ei ole ka neid trükivigasid. Ja kui inimene saab endale selle tassi ilusti koju kätte, on see täiesti korrektne ja ilus tass. Ahvi tassi mul praegu hetkel näidata ei ole, sellepärast et mul on, need tassid on tegelikult hästi populaarsed ja mul on alles veel mõned üksikud tassid. Vot nii. Ehk siis enne kui inimene läheb kuskile kisama, siis tasub ennast seaduse ja asjaga rohkem kurssi viia. Et ma saan aru, et meil on hästi palju kadedaid inimesi ja neid inimesi, kes lihtsalt elavad selle nimel, et hävitada teise inimese loomingut, hävitada teise inimese elu, teise inimese tööd. Ja kui nüüd jälle tuleb keegi, nagu üks proua kirjutas, et fake kontoga, kirjutas, et sa ei ole valgustöötaja, kui sa sellise asja peale ärritud, siis mina ütlen seda, et mina valisin tulla siia maailma vahendama universumi infot inimkonnale. Ma ei tulnud siia maailma olema ohvrikits ja ma ei lase endale kellelgi pähe astuda ja ma seisan enda ja enda õiguste eest väljas. Ma seisan väljas oma loomingu eest ja kui vaja, siis ma annan nendele inimestele, kes tekitavad sihiliku valeinformatsiooniga laimukampaaniat, sest et petiseks süüdistamine, see on laim, see on valeinformatsioon, ise olles ebateadlik, aga seaduse mitte tundmine ei anna meile õigust seadusest olla mitte vastutav. Ehk siis tuleks ennast natuke ennem kurssi viia. Ehk siis ma annan lihtsalt nendele asjadele ametliku käigu. Sest siin läks asi juba niimoodi, et üks inimene tegi 7 korda endale fake konto, ta ei julgenud oma enda nimega ja pildiga kirjutada, vaid tegi fake konto ja lõpuks läks ta mujale interneti avarusse üles kutsuma inimesi, et minge kõik Rutt Pukmani lehele ja sõimake teda ja süüdistage teda, ta on üks suur petis. See on seadusega keelatud tegevus. Ja ma ei aktsepteeri sellist asja. Et olgu see teada ja IP-aadressid on võimalik kõik välja võtta ja see on seadusega karistatav tegevus, millega sa härrasmees ja proua siis tegelesite. Vot nii, ma tahtsin selle info teile lihtsalt edasi anda, sellepärast, et mulle ei meeldi, kui mind süüdistatakse asjades, mis on valeinfo põhine ja et lihtsalt oleksite siis ka teadlikud, et idee autor, kes lõi kujunduse, kes lõi idee, lõi mõtte, on loomingu autor ehk ta on vaimne looja. Ja see on ametlikult seadustes kirjas, nii et mina olen nende tasside looja. Täpselt samamoodi nagu kõikide muude oma loomingute looja olen mina. Et samamoodi ka mõte, et kui sa lähed Selverisse ja sa näed seal tassi ja sulle ei meeldi selle tassi pilt, kas sa kukud seda tassi pildistama ja lähed netiavaruste, kas see pilt on tehtud AI-ga? Ahah, kui see pilt on tehtud AI-ga, siis ma sõidan ja teen kaebuse Selveri kohta, et nad julgesid müüa tassi, kujutate te ette AI pildiga. No ma kujutan ette, et sellise inimese elu on kindlasti väga-väga raske. Aga kõigel on kuskil piir ja minu piir saigi see, et kui 1 korra, 2 korda, 3 korda inimene aru ei saa, siis tuleb lihtsalt teha see niimoodi siis laialdaselt selgeks. Vot nii.
aga seoses siis rääkides mu tarokaartidest, mis tulevad juba tõenäoliselt nädala aja pärast kuskil, ma panen alati pikema aja eeltellimusse, aga need peaksid kohe varsti valmis saama. Ma olen ise nagu nii põnevil, ma olen täitnud ära oma väga suur unistuse ja minu meelest on need üli ilusad kaardid, need tulid ilusad kaardid minu maitse järgi, see on täpselt minu kunstimaitse ja eeltellijatel on tegelikult päris ilus soodustus, et kui need kaardid välja tulevad, siis nad lähevad väga laialdaselt poekettidesse ja mul on plaan tulevikus teha ka need tarokaardid inglise keeles, aga kuna ma mõtlen ikka oma Eesti rahva peale, siis ma tegin esimesed kaardid eesti keeles. Võt nii, et rääkida siis sellest ja nendest asjadest. Aga nüüd on meil ilusti kogunenud siia ja hakkame vaatama ennustusi. Me rääkisime hõbedast, ma ütlesin teile juba ammu, mitu aastat tagasi, et kallid inimesed, hakake koguma endale hõbedat ja kulda, varuge endale hõbedat ja kulda, sest et see on kõige parem investeerimise koht. See on soovitus absoluutselt jätkuvalt, minu soovitus jätkuvalt ja kui minul tekib ka mingisugune vaba raha või vaba võimalus, siis mina kindlasti panen selle antud hetkel hõbedasse. Minu soovitus, selle hõbeda kohta mult hästi palju praegu küsitakse, kuna need ennustused on läinud väga ilusti täppi. Mina ei soovita hõbedat müüa. Ma näen, et mõndadel tekib juba nagu hirmutunne sisse äkki, et äkki peaks nüüd ruttu müüma, et see kukub jälle alla tagasi, et see on kõik ajutine tõus on ja tegelikult see tõus on pikaajaline, kuna hõbeda puudus on suur, ehk siis minu soovitus hõbedat müüa ei ole. On siis neid, kes tahavad hõbeda ära müüa ja investeerida kulda, siis ütleme niimoodi, et see on mõistlik, aga hõbeda pealt teenib ikkagi rohkem. Hõbe tuleb nüüd mingi periood alla. Ta tuleb korraks alla ja see on õige aeg osta. Ehk siis natukene peaks seal ootama, kuni hõbe alla tuleb, ta palju alla ei tule, aga kui ta tuleb alla, siis oleks mõistlik seda endale osta. Aga niimoodi, et seda hõbevaru nüüd täitsa ära müüte hirmust, et raha saada, siis seda ma ei soovita. Et ta kukub veel, hõbe kukub veel ja ta kukub ütleme niimoodi siis, et ta kukub kuskil sinna 80 peale, hõbeda seda mõõdetakse siis ossides, ehk siis mündi suurus on üks oss tavaliselt. Niisugune, ütleme, mille järgis vaadata, et ta peaks kukkuma seal kuskil 80, võib-olla 70, aga mitte allapoole ja sealt hakkab jälle kiiresti tõusma. Kui ma isegi kahtlen, et ta 70-le kukub, mul nagu sisetunne ütleb, et ta võib jääda sinna kuskile 80-le, aga ta läheb ikka kõvasti üle 100 lõpuks jälle mäest üles, sellepärast, et ega seda hõbedat kuskilt juurde kaevandada võimalik ei ole. Selles mõttes, et teda nagu juurde ei kasva siia planeet Maale ja kuna meil on praegu juba hõbeda puudus, ja kes see oli, kes tegi alles ühe suure intervjuu, kes on kirjutanud raamatu Rikas isa ja vaene isa ja vot seal Rikas isa ja vaene isa, seal oli siis see, kus siis räägiti, kus see mees rääkis, et tema kavatseb osta kokku kulda, hõbedat ja krüptot. Krüptosse mina ei usu. Minu jaoks on krüpto väga suur riskibusiness, ma väga vabandan, kui on siin krüptofänne, aga mina nende hulka ei kuulu ja mina ütlen, et alati kõige turvalisem investeerida on sellesse, milles puhul ma saan seda käega katsuda, ehk siis ta on mulle käega katsutav ja ta on mulle see, et mis iganes juhtub, ei saa keegi nagu seda õhust mulle ära kaotada, mis on aktsiate ja kõikide puhul on ikkagi võimalik, et see õhk kuhugi kaob ära, siis väärtmetalli puhul seda hirmu tegelikult ei ole. Vot nii, aga ma vaatan enda ennustaja oraakelkaartidega, vaatan nendega, mida näitab mulle hõbe.
oss unts, jah. Oss unts on minu teada natukene grammilt äkki erinev, sest kui ma endale hõbedat ostsin, siis ma uurisin selle ja minu meelest unts on natukene väiksem, aga ma võin eksida. Ma sain kuskilt niimoodi aru, aga ma võin eksida, ma ei ole niuke professionaal. Aga mulle ma tean, et hõbed läheb korra, kukub alla, võib-olla järgmine nädal, et siis on see koht, kus ma soovitan hõbedat osta, hõbedat varuda, kellel on vaba raha, sest et rahainflatsioon sööb sul selle vara nagunii ära, nii et parem on hoida seda väärismetallis, kui jah, üks oss on 31 grammi, seda ma tean, aga palju see unts on? No siis üks, jah, palju see üks unts on, seda ma ei tea. Et panna see väärismetalli, sest et inflatsioon sööb teil selle paberraha anyway ära. Et see ei ole nagu mõistlik. Kui ta on vaba raha. Aga kui inimestel vaba raha ei ole, see on teine teema, et see jutt ongi nagu pigem investeerijatele ja nendele, kes on raha kõrvale pannud ja eriti, kui me liigume kuskile sõjakoldesse siin erinevate riikidega. Ma tahan täna vaadata ka seda Iraani ja USA teemat, on ju, et kui siin igalt poolt tulevad mingid sõjakolded ja sõjalised uudised ja asjad, on ju, siis seda enam on mõistlik investeerida väärtmetalli. Kust saab hõbedat osta? Kõige turvalisem on seda teha Davidist. David on minu meelest kõrge turvalisem valik. On küll ka inimesi, kes müüvad käest kätte, müüvad nagu oma hõbedat nagu maha, sest et aga sealt te peate olema veendunud, et see münt on päriselt hõbedast, et seal ei oleks mingi pettusi, sest et on viimasel ajal olnud kuulda ka neid juhtumeid, kus inimene maksis raha ära, aga ei saanud seda münti üldse kätte ja jäi rahast ja mündist ilma. Ja siis minu sõber Marko, mina hea usklik inimene, kõiki mina armastan, kõiki mina usaldan, ise saan kogu aeg kirikus peksa, ütles mulle, et Rutt ei tohi niimoodi osta. Mina ei olegi niimoodi ostnud, mina ostsin Davidist ja ostsin Coin 24-st, aga kus on siis, või siis Marko ütles mulle, et AliExpressis müüakse täpselt copy-paste üks ühele fake münte, mis näevad välja nagu need päris hõbemündid, et kui nüüd mingisugused vennad peaksid nüüd tulema turule neid müüma, et siis on nagu päris riskantne värk, on ja. Ja mina ei uskunud teda, ma ütlesin, ei ole see maailm nii halb midagi, no ei ole mitte see nii halb midagi, ja siis ta näitas mulle neid münte ja need olid ikka täitsa üks ühele ikkagi nagu nende päris hõbemüntidega seoses. Et siis, kõige turvalisem on ikkagi osta ametlikest kohtadest, et David ja valuutavahetuspunktid, kes müüvad hõbedat. Eesti Pank müüb hõbedat, aga soovitus on see, et hõbe oleks 999, mitte 925, et 999 on see investeerimishõbe ikkagi ja kuld ka 999, et mitte need madalamad, et need lähevad teise hinnaga üldse. Täna on praegu hõbeda müügipaanika 20% on juba kukkunud 118 pealt $91, nii et täna on väga hea tegelikult osta. Täna on hea osta. Aga hõbe läheb kindlasti kõrgele. Tead, Mai-Marii, sa kirjutad, et hõbe ei jää magneti külge, et see on esimene, millega tasub proovida, kas hõbe on päris. Mida? Ma ei mäleta. Ma arvan, et see oli Jüri, kes mulle rääkis seda, et oli üks saade, kus Luutari vist, ühesõnaga pandimaja töötaja rääkis, et nemad ei saa võtta münte niimoodi, et nad neid läbi ei puuri, sest on selliseid juhtumeid, kus tuleb fake raske münt, et peal on nagu kaetud selle päris ehtsa siis kas selle hõbeda või kullaga ja sees on mingi nagu muu metall ehk siis ja magnet, kusjuures mingi metall, mida magnet ei tuvasta ja isegi niukseid fake münte pidi olemas olema. Nii et ma ütlen, et need on niisugused äärmused, ma ei taha panna teid kõiki nüüd siin maailmas kahtlema, on ju. Et aga risk on alati, et risk on alati ja ma arvan, äkki Eestis ei liigu selliseid, kuigi ütleme, et see pidi olema vist mingi Hiinas pidi neid olema, neid ja äkki oli Venemaal ka või. Et ma ei tea.
mingi sihuke jutt oli, et on fake metall on kaetud päris selle hõbedakihi või kullakihiga ja seal sees on tegelikult siis üldse mingi vale metall, mis siis seda magnetit ei tunnista ja siis ta ikkagi on sul nagu väga raske seda nagu tuvastada. Ma olen varsti hõbeda ekspert siin juba aga ma olen lihtsalt siuke inimene, kui ma kuhugi investeerin, siis ma lihtsalt alati pean üle kaaluma ja mõtlema hoolikalt need asjad, et ma pean olema ikkagi spetsialist alal, millesse ma lähen, et ma ei teeks suuri vigu elus. Et lihtsalt jah, aga no mul on hästi palju Marko ja Jüri õpetanud selle koha pealt, et nemad lihtsalt istuvad ja kuulavad minu intuitsiooni, mis mina ütlen, et nüüd müüme, nüüd ostame ja nemad siis õpetavad mind tehnilise poole pealt, et ma ei teeks vigu, et ma ei saaks kelleltki petta ja ma ei saaks mütsiga pähe ja noh, mingid siuksed asjad. Nii, aga ma pidin nüüd vaatama oma kaartidega siis, mida hõbeda kohta ütleb. Praegu näitab väga tugevalt seda, et maailm ei ole veel täispoweril ikkagi avastanud seda hõbeda investeerimisvõimalust, et inimesed, suurem protsent inimkonnast on suhteliselt ükskõikne selle hõbeda osas. Siin on näha seda, et mineviku tõttu on hõbe tegemas praegu sellist hüppelist rahalist tõusu, sest minevikus on suhtutud hõbedasse kui metalli nagu ütleme siis nagu ükskõikselt ja teda ei ole väärtustatud piisavalt ja ei ole osatud õigel ajal ette näha seda, et hõbe muutub ajaga defitsiidiks, mis tõstab omakorda hõbeda hinda õhku, mis on tegelikult suur probleem ikkagi, ma ütlen, ikkagi tööstusele, kes toodab siis nii-öelda siis aparaate ja no kus need hõbe sisse pannakse igale poole, päiksepaneelid ja aukud ja mis need olid siin kõik. Nii, mis ta veel ütleb mulle? On olemas täiesti inimesed, inimgrupid, kellel on tegelikult väga suur mure, suur südamevalu seoses hõbeda kadumisega ja on olemas siis nii-öelda teatavad grupid, ma ütleks siis, et need on need, kes seda hõbedat vajavad, kes üritavad mõelda praegu välja lahendust, kuidas seda hõbeda hinda tuua tagasi alla, et oma tööstuslikku poolt siis jätkata. Ja hõbe läheb ja tõuseb veel, uskuge mind või ärge uskuge, aga hõbe läheb ja tõuseb, sest mul on fööniksi kaart ja see on ehtne tõus. See on kõige tugevam tõusukaart terves mul selles pakis, mis mul on. Ja ta näitabki seda, et kaks erinevat energiat saavad omavahel kokku, ehk siis kuna mul on siin duaalsus, siis ma ütlekski seda, et hõbe hakkab ühel päeval väga tugevalt pakkuma konkurentsi kullale. Et temast saab kullale väga tugev konkurent ja ma ei ütle nüüd, et ta kohe kulla hinnale meil siin järgi jõuab, aga ta on kindlasti investeerimiskoha peal väga hea konkurent. No nii, mina ütlen sulle, see Apple tahab minuga kogu aeg vestelda siin. Nii. Jah, need, kes lähevad hõbedaga investeerimisturule, neid ootab ees suur õnn. See on see, mida mina teile endiselt ütlen. Ärge müüge hõbedat maha, kellel on hirmud, langus tuleb, hõbe on ikka nii nagu iga investeerimisasjaga, tõusmõõnd, tõuseb, langeb. Kui on madalam, ostke, kui on kõrge, ärge tehke mitte midagi. Minu soovitus on täna mitte hõbedat müüa, sest ta näitab väga hästi, et tulemas on veel hõbedaga seoses mingisugune suurem maailma uudis, mis läheb tervesse maailma laiali ja see suur maailma uudis on veel omakorda selline, mis paneb selle hõbeda hinna veel rohkem kasvama. Aasia börsidel müüakse reaalselt füüsilist hõbedat ja seal on hind 140 eurot oss. Ja mulle eile üks mees kirjutas, kes elab Soomes,
kes tegeleb hõbeda ja kulla investeerimisega ja ta ütles, et Sloveenias pidi olema 170 eurot oss. Ma ei kujuta ette, kas see vastab tõele ja kui palju on võimalik, et selline suur vahe on hinnal, ma ei kujuta seda ette. Aga ta ütles mulle seda jah, ja mina muidugi ütlesin talle, mina ei usu. Vot, nii, jah. Ehk siis probleem on selles, et meil on puudu. Meil on väga tugev puudus hõbeda metallist kui metallist ja mis hakkab seda hinda hoidma kõrgel ja tõusu puhul kõrgel on ka see, et need, kes vajavad oma töös või tööstuses seadmete tootmisel hõbedat, need ostavad kindlasti seda hõbedat kokku ja kes on siis rikkamad, ostavad ka seda kokku ja praegu on päris mitu maailma kuulsat rikast inimest öelnud, et ta ostab omale võimalikult palju hõbedat kokku ja kulda ka, aga Hiina pidi panema lausa omal piirid kinni, et ta ei lase hõbedat enam oma riigist välja viia. Vot. Ehk siis Hiina juba teab midagi, mida siis meie ka ei tea. Ehk siis kõik ostavad seda hõbedat kokku. Minu soovitus on siis ikkagi teile öelda seda, et ärge siis teie minge ja oma hõbedat ära praegu müüge, et ärge minge hirmuenergiatega kaasa, usaldage ja kui te võtate investeerimiseks, siis see investeerimine on ikkagi see, et sa täna ostad ja homme ei müü, vaid sa täna ostad ja hoiad seda ikkagi mõned aastad. Nii, mulle nagu tundus, et ja uued kaevandused tulevad, ma nägin seda eelmine live ka, kui ma hõbedat vaatasin, et tulevad mingitesse kohtadesse uued kaevandused ja ma nägin, et mingid suurtööstused või suurettevõtjad lasevad omale teha omaenda kaevandused, ostavad selle jaoks mingitesse piirkondadesse maid kokku, et nad saaksid teha oma kaevandusi ja kaevandusi tuleb juurde päris palju, mis omakorda tegelikult on hõbe, kuld, meie maavarad, kõik maavarad, mis meil siin planeet maal on ja nad ei ole nagu nisu, mille sa saad seemne uuesti kasvama panna, kui see otsa saab, eks ju. Et kui ta saab otsa, siis ta saab otsa. Ja kui teda on, siis teda nagu on. Et see ongi nagu, ongi see, et tegelikult see aeg, kui kõik see inimkond on seda hõbedat kaevandanud kokkuvõttes, siis eks ta peabki ühel hetkel hakkama siin otsakorrale liikuma. Ja meil on USA, kes teeb meil igasuguseid nalju ja trikke ja otsuseid huvitavaid praegu ja mis omakorda viib pidevalt seda dollari hinda kukkumisse ja kui dollar kukub, siis väärismetall tõuseb, et see on jälle niisugune teada värk. Ma ei vaata täna, kes saab presidendiks, sest mul on oma arvamus. Aga ma ei julge seda jälle välja öelda. Ma ühe korra nägin, ma vaatan seda üks teine päev, kui ma olen selleks rohkem valmis, siis presidendi väljaennustamine on nii riskantne. Aga mida ma teile täna ütlen, mis mul tuli lihtsalt täiesti juhuslikult ilma ühtegi küsimust küsimata. Mul tuli kanalist selline asi, et Eesti rahvas peab hoolitsema selle eest, et valitsus oleks eestimeelne. Ehk kui meil tuleb valimine või valimised, siis Eesti rahvas peab hoolitsema selle eest, et me valime enda etteotsa eelkõige, mitte need, kes tunduvad meile toredad, ilusad, võib-olla sõbrad ja mis iganes. Need inimesed peavad olema 100% eestimeelsed inimesed. Siit kõlab nagu väike hoiatus kõrgemalt poolt, et ühesõnaga on nagu oht, et tuleb kuskilt ikkagi etteotsa mingisugune venemeelne inimene, kes ei paista algul võib-olla niimoodi, nagu ta on.
ehk siis meie ülesanne on see, et meie peame tegema nii palju kui võimalik, et meie valitsuses oleksid eestimeelsed inimesed, kes kaitsevad meie Eesti piiri, kes kaitsevad meie Eesti valitsust, meie Eesti ajalugu ja meie Eesti põhimõtteid ja meie Eesti rahvast. Ja tegelikult Eesti rahvas saab väga palju selle jaoks ära teha. Et no paljudeni see minu sõnum kostub, on ju, seda ma näen peale laivi, sellepärast et see see tegelik vaatajate arv on üldse teise koha pealt vaadatav. Mitte see, mis siin see 620, see on vale, tavaliselt on korraga 3000 inimest vaatamas. Et kui sa paned laivi kinni, siis see arv, mis seal all on, siis see näitab seda palju tegelikult on. Aga need inimesed, kes vaatavad laivi, nendele see sõnum kostub, on ju, aga siis lihtsalt loodame, et see kostub kuidagi läbi hinge kõikidele inimestele. Ja tegelikult mina olen küll seda meelt, et ma ei teagi, kuidas üldse me valime üldse, kuidas võiks üldse juhtuda nii, et me valime mitte eestimeelseid inimesi. Ma ei tea. Aga me peame vaatama jah, et oleks ikkagi mitte kahepalgelised inimesed, vaid oleks eestimeelsed inimesed, kes ei müüks Eesti riiki maha. Vot nii. Nii. Aga vaatame siis sellist asja. Need on nüüd sellised küsimused siis. Mina ei teadnud nüüd mitte midagi, jälle kord. Mina ütlen, et kohe imelik öelda teinekord, et minul on poliitiline kõrgharidus, et ma pean ikka ennast asjadega kurssi viima, aga eks ma teiega koos siin kasvan ja arenen. Mis ootab ees Venemaa Liiduvabariiki 6 kuu jooksul? Nii, ja minul tekkis kohe küsimus, mis on Venemaa Liiduvabariik? Ja ühesõnaga siis küsimus on siis see, et mis ootab ees Tšetšeeniat. Ehk siis praegusel hetkel on Kadõrov, keegi, kes on siis tšetšeenide juht, kes olevat siis teinud TikTokis mingit ülesse tõusmist, tulnud siuksed ma ei tea, vägivaldsed vennad ja see mingi suur grupp, et nemad lähevad nagu metslased ja tapavad kõik maha ja nad olevat siis läinud Ukrainasse ja nad teevad siis Venemaa all mingisuguseid asju, ehk siis nende liidu juht on praegu väidetavalt väga raske tervisega Venemaa haiglas kuskil. Ja nüüd tahetaksegi siis teada, et mis seda Kadõrovit ees ootab seoses tema tervisega, kas ta on ikkagi ka päriselt haige ja kuidas see mõjutab Tšetšeeniat, et kas Tšetšeenia jääb, kui Kadõrov peaks lahkuma, kui ta peaks lahkuma, et kas ta jääb nagu Kremli võimu alla, mõjuvõimu alla või tuleb sinna selline juht, kes astub Venemaale vastu. Et nagu sellist asja taheti vaadata. Kui nüüd meenutada, ma olen isegi neid videoid näinud, et kui nüüd meenutada, kuidas need Kadõrovi vennad kõik ikkagi läksid sinna nagu hakklihamasinat tegema siis sinna Ukrainasse, siis ei imesta, et tervis tal kehva on, sest et Ukraina inimesed on ka teatavalt nõiarahvas ja ma tean, et see rahvus teeb väga palju palveid ja kaitseid oma kodule, etki sellised inimesed, kes üldse lähevad iniminge ja inimelu vastu, astuvad oma käega ja üldse igas mõttes, siis ega siis ei olegi siit midagi ju paremat oodata. Nii, aga vaatame siis, mis ootab ees. Ma vaatan, kas ma seda Kadõrovi pildi leian endale ette. Ahaa, Ramzan Kadõrov. Näita mulle, milline on sinu tervis. Ramzan Kadõrov.
no ma ei tea. Kas keegi üldse teab, milline terviseprobleem tal peaks olema seal, et mis tal selle tervisega seal üldse peaks nagu olema? Sest mina praegusel hetkel näen, et siin on nagu mingi sihilik valeinfo levitamine, nagu kedagi nagu lollitatakse ja tehakse seda muide väga võidukalt, väga enesekindlalt. Nagu oleks kui sa ütled mulle praegu neerud ja ma tegelikult praegu kaarte vaatan, siis neerudes võib olla väga tugev valu tal sees küll. Siin võib olla tegelikult, see võib isegi nagu täiesti tõsi olla. Ja see neerude see viskab tegelikult, kui ma niimoodi vaatan nagu organit ennast, siis see viskab siit sisse küll. Aga jah, neerudega on tal tõesti midagi. Aga mida ma näen on ikkagi see, et see haigus on talle tulnud õppetunnile kellegi lollitamise või mingi lollitamise eest. Ja ma näen, et ta on praegu väga kurb, sest et ta on kuidagi nagu oma perekonnast eemal. Ta tunneb ennast ka kuidagi mingil põhjusel, nagu ta oleks vanglas või vangis. Ei, ma ei ole tõesti öelnud, et need, kellel õpedat pole, siis need surevad maha. Ei, absoluutselt. See on lihtsalt soovitus inimestele, kes mõtlevad, et kuidas oma raha või küllust kasvatada. Et mina ei ole kade inimene ja mina annan väga hea meelega finantsilist ja ärilist nõu inimestele. Ma olen aidanud inimestel isegi mõelda välja äriideid ja kuidas oma loomingut rakendada ja kuidas leida endasse potentsiaal ülesse. Ja tulemas on tegelikult veel 28. veebruaril suur seminar naistele. Mul on väga kahju, et mehed, et see nagu ainult naistele on. Ma ei teagi, kas mehed võivad tulla või ei või tulla. Ma kuulsin, et mõned mehed vist ikka tulevad. Aga vot seal ma räägin ka täpselt sellest samast teemast, et kuidas äriliselt ja rahaliselt ennast üles töötada ja leida endas üles see potentsiaal. Nii et see hõbeda soovitus on pigem ikkagi see, et nendele inimestele, kellel on vaba raha ja kellel on võimalus enda küllust ja rahalist kasvu teha, kui sul seda raha ei ole, siis ei juhtu absoluutselt mitte midagi, eks ju, et selles mõttes. Ja noh, ma ei tea. Minule meeldib lihtsalt hoida, kuidas ma ütlen, kuidas üldse nagu näiteks mina kasvatan oma küllust, ongi see, et kui mul jääb iga kuu näiteks mingi summa üle, mingi väike summa kas või näiteks 100 eurotki, siis ma lähen ja võtangi selle ühe hõbemündi omale a la juurde, eks ju, et ta jäi mul üle, ma panen selle investeeringusse. Kuidas sa muidu kasvatad? Sa kasvatadki seda ju kogudes. Et see ei olegi niimoodi, et ma lähen nüüd ja panen 10 000 eurot lauale, mul polegi seda raha muide, et lähen panen 10 000 eurot lauale ja nüüd lähen ja võtan omale selle raha eest, palun omale hõbemünte või kuldmünte, on ju, et ei olegi nii. Kindlasti neid inimesi on, kellel sellised võimalused on, aga kui sa tahad seda investeeringut kasvatada, siis on see lihtsalt üks hea võimalus. Ehk siis see on soovitus neile, kes tahavad seda teha ja kes küsivad, et kas see on mõistlik ja kuidas tal nagu läheb, et kas sa jääd pigem kasumisse või kahjumisse. Et see ei ole elu ja surma küsimus. Nii, aga ma lähen tagasi teema juurde. Ühesõnaga ma näen, et see Kadõrov on nagu kuidagi kodust eemal. Ta on nagu kuidagi kinni, ta tunneb, et ta on vanglas, aga temas on ka meeletu solvumine ja meeletu
pettumus, tal on väga tugevad hirmud. Ma ei tea, kas tal on nende neerudega olnud ka minevikus mingisugused probleemid, nagu näiteks, et tal oleks nagu lapsepõlves olnud ka midagi nende neerudega või midagi minevikus ja see nagu tuleb uuesti üles ja tal on tegelikult hirmud jah, siin. Aga talle tehakse tööd, talle pakutakse ikkagi mingeid parimaid visiite, parimaid arste, aga ta on hästi närviline. Ta on hästi-hästi närviline ja ma ei tea, ühest neerust ta vist jääb täiesti ilma vähemalt, kui mitte kahest. Kas ei või olla, et ta saab endale üldse mingi masina sinna neeru tasemele või? Kas keegi on kursis sellega? Et kas sa võib saada üldse mingi masina, siis mina näen, et siin on võimalus, et ta saab mingisuguse masina ja tal on suur südamevalu selle pärast ja kui ta saab ka mingisuguse masina, ta nagu näitab masinat, et kui ta sellega nagu saab, siis sellega võivad tulla üles mingisugused tüsistused. Tal tulevad mingid tüsistused veel mingisugusele igal juhul ravimeetodile. Mulle tundub ikka, et ta saab mingi masina sinna, ma ei tea. Ja ta keha kas ei võta seda omaks või tal on nagu meeletu energiapuudus. Aga see on õigluse mõistmine temale kõrgemalt poolt. Ja selle eest hoolitseb üks naisterahvas, kes loeb nii-öelda siis nagu, ma ei tea, mingit loitsu siin. Mingi naisterahvas loeb talle peale mingit sõnu. Ei mõtle välja, näen seda siit. Loeb talle peale mingisugust sõnu, et siis panna õiglus maksma ja mul on tunne, et kui tal on naine, siis selle naisega on tal mingisugused probleemid. Oma naisega on tal mingid probleemid, suhtealased probleemid. Ja kui tal ka tuleb nüüd mingisugune siirdamislaadne asi sinna juurde, sest et mingi neer või neerud tal võetakse igal juhul ära ja kui tal tuleb siiramiseks, siis selle siirdava neeru saab ta ka nagu naisterahvalt. Aga ma ei näe hetkel, et ta siin ära surema hakkab, pigem ta ikkagi leiab lahenduse, aga ta teekond ja tervenemine saab olema väga pikk ja väga raske. Et tal on pigem seal haigla ja voodirežiimi praegu väga-väga pikalt, aga ma ei näe, et ta hakkaks praegu lähiajal kuskile ära minema siit ilmast. Seda ta mulle hetkel ei näita. Vot nii. Eile naised saunas rääkisid, et parim investeering on naistesse. Soo. Okei, prostituut on probleemid. No ja vot ei oska öelda. Kõik on võimalik. Nii. Aga vaatame Kremli. Kas Kreml säilitab oma mõjuvõimu Tšetšeenias? Kas Kreml säilitab Kreml, jah. Mul on nende hääldamistega sure vahest läbi pärast maa alla. Vahet pole. Nii, kas Kreml säilitab oma mõjuvõimu Tšetšeenias? Ma ei tea, siin on mingi hull naistekari. See on vist naiselikud mehed või? Ma ei tea, see kui hunnik naisi tuli kohe välja. Nii, aga ma võtan enda kaardid. Need õudselt hästi mulle avaldavad saladusi, mida ma tarudega vahest ei saa kätte. Ühesõnaga, mina näen, et mingisugune Kremli mõjuvõim on praegu juba kaotatud või lõppenud. Ja selle taga on mingi naisterahvas, mis iganes naine see on, mina ei tea, kes see naine on. Mina näen, et kõik see, mis praegu toimub Tšetšeenia ja Venemaa vahel, on saatusest määratud, see on kõrgemalt poolt paika pandud ja nii nagu lükkad või nii nagu lükkad, nõnda tõmbad või kuidas see lause on.
Tulemas on hästi olulised otsused, aga ennem olulisi otsuseid teha ei saa, et oodatakse ikkagi mingite tervislike otsuste kohta. On võimalik, et sinna tuleb selle Kadõrovi asemele tuleb üldse uus juht ja see uus juht tuleb ennem, nad ei oota Kadõrovi surma. Mulle tundub, et nad valivad selle uue juhi varem välja, otsuseid ja mingeid kaalutlusi ja asju tehakse praegu, sest ma näen, et uue juhi saabumist on kaalutlemisel seoses terviseprobleemiga. Ja siin on juba ka see, et see Kadõrovi enda naine võib siis olla andnud nagu oma panuse sellesse, et ta ei soovi, et mees siis edasi töötaks, et mees peaks puhkama. Ma ei tea, kuidas seal Tšetšeenias on, aga siuke tunne, nagu nad tahaks anda selle koha edasi nagu suguluse põhjal, ma ei tea. Suguluse põhjal kuidagi tahetakse see edasi anda. Aga sinna. Miks sa küsid, et miks Tšetšeenia on meile oluline? Sellepärast, et kui Tšetšeeniale tuleks näiteks uus juht, kes ei ole venemeelne ja tooks selle Tšetšeenia Venemaa alt välja, siis see nõrgestaks Venemaad ja oleks kasulik paljudele teistele riikidele, et siis ei oleks enam seda sõjalist liitu Tšetšeenia ja Venemaa vahel ja selles mõttes oleks ta hea, sest et see kärbiks nii-öelda sõjalisi tiibu või vägivaldseid tiibu. Et selles mõttes oleks see hea. Aga praegu on ikkagi siin see otsustamine läheb väga pikalt, et siin ta hetkel ei näita ka siia seda uut juhti. Väga palju on siin valetamist, varjamist ja kui Tšetšeenia peakski saama uue juhi, siis tuleb see läbi mingi skeemitamise või mingisuguse oma kasu eesmärgi kaudu, aga ta nagu näitab, et tuleks meesterahvas ja kuidagi suguvõsa kaudu. Et kas nad annavad siis selle koha edasi Kadõrovi sugulasele kellegile, kes on noorem temast oluliselt. Aga see kõik toimub läbi Kadõrov tahtis võimu üle anda oma pojale. No vot, see läks kaartidega väga hästi kokku, aga muidugi koheselt see ei õnnestu. See on nagu plaan, sest et ma näen siin seda, et leping on pausil, oodatakse mingeid lahendusi. Nad teevad seda kuidagi, mis iganes moodi see boss sinna uus tuleb ette, see tuleb valede ja susserdamise kaudu. Ja sellel naisel on siin roll, no ju see siis on selle poja ema, ma arvan, keda siin ette otsa taheti, et temal on siin mingisugune väga oluline roll. Mulle meeldib nende ennustaja oraakelkaartidega vaadata, sest need ütlevad vahest niimoodi asju välja, mis siis tulevad endal ka tead kananahk peale. Nii. Nii. Siis oli veel selline küsimus, et kas USA sekkub Iraani sõjaliselt. Vaatame. Kas USA sekkub Iraani sõtta? Alati ikka teie naljalinad siin. Te võite talle pakkumise teha ju. Nii, vaatame siis. Kas USA sekkub Iraani sõjaliselt? Iraani sõtta, kas sa sekkud? No ta praegu väga jälgib seda Iraani värki. Siin on saadetud keegi siseinfot koguma, mingisugust siseinfot. No mul on selline informatsioon jah, et Iraanis on praegu suur sõda, kuhu USA tahab sekkuda ja see pidi kuidagi meid väga palju mõjutama. Nüüd ma ütlen, et
ma nüüd küsisin ruttu üle. Aga jah, Iraanis on, mul tahab keegi läbi akna tulla. Kohe vaatame, mulle kirjutatakse. Iraanis on praegu rahutused, et rahvas ise möllab seal ja tahab oma Iraani kohaliku võimu kukutada, kuna on väga tugevad majandusraskused praegu Iraanis. Ma panin Jüri tööle, ta nüüd kirjutab mulle vastuseid et kui ma midagi ei tea, siis ta täpsustab. Ja riik lülitas jõuludel rahvalt neti välja. Ehk siis seal rahvas möllab. Nii, ja USA. Vaatame, mis ta ütleb mul USA kohta. Et viime tausta uuringuga kurssi siis, et ja USA tahab rahvast aidata oma sõjaväega ehk siis sekkuda Iraani kodusõtta ja astuda Iraani valitsusele vastu. Ehk siis sõda läheb ju lahti, kui Trump oma väed sinna saadab. Siis on ju, jumala eest, lõpuks on meil ju igale poole läheb ta sõtta, siis meil ongi lõpuks see 3. maailmasõda lahti ju. Kuskilt saab see ju alguse. USA eesmärk on diktatuur langetada ja tuumarelvade programm kontrolli alla saada, mis on siis Iraani sellega seotud. Mõte iseenesest ju hea, aga samas on see jälle omakorda teema. Ühesõnaga praegu, kui ma kaarte nüüd vaatan, mina näen seda, et USA väga kontrollib ja jälgib seda olukorda. Siin on saadetud keegi mingisugust luureinfot või luuretööd tegema, koguma mingisuguseid informatsiooni. USA võib teha Iraanile ka mingi teatava pakkumise, mis on kuidagi seotud rahaga. Aga ma ütlen, et see pakkumine on kuidagi väga, siin on ikkagi USA-l on ka nagu mingid USA on jälle sekkunud siis ka, ütleme siis, ma kaardide pealt näen, ta on sekkunud nagu, ütleme siis Iraani majandusse, Iraani valitsemissüsteemi ja kõigesse sellesse. Ja ma näen seda, et siit võib tulla üles mingisugune teema, et tõenäoliselt siis see, et Iraan keeldub andmast USA-le või USA ettevõtetele oma nii-öelda siis, ma ei tea, kas siis naftat või mingit maavara või mingisugust asja, mis siis tegelikult tõmbab justkui nagu seda USA oma otsuse ja peale minekuga, mina lähen ja mina teen jälle tagasi. Et midagi sellist siit tuleb, kanalis mul tuleb, et tegemist on mingi maavaraga, et Iraan nagu ütleks talle, et kuule, et nojah, kui Iraani president sõitis värskelt oma kaaskonnaga Moskva, siis sealt on oodata ilmselt koostööd. Ma ütlen, et see asi, kõik neid asju tasub vaadata ja jälgida, et nad võivad tunduda, et need meid ei puuduta, aga need võivad olla asjad, mis alustavad ikkagi suuremas mastaabis sõda. Sest mind isiklikult häirib see, et üks riik on hakanud nii paljude erinevate riikide olukordadesse nii intensiivselt sekkuma. Ise vanad mehed juba võiks juba siis oma pere rahu nautida, omal ilus naine kodu. Ma vaatasin muide seda üks õhtu seda Trumpi dokumentaalfilmi. Ma ei tea. Vaadake ka. Ma ei ütle oma arvamust, lihtsalt vaadake ka. See tundub päris ehe olema. See oli, ma ei mäleta, mantlipärija või? Trump kui mantlipärija või midagi sellest. Telia klientidele peaks see tasuta olema. See film. Äkki on tasuta, ma ei tea. Ma ei tea, kui see mees on jumalusku, siis mina oskan päriselt lennata, ma ütlen teile. Lihtsalt vaadake ja tehke ise omad otsused. See on väga true dokumentaalfilm, mille on väidetavalt siis Trump ise nagu andnud allikad nii-öelda materjalid, info, jutu.
kõik. No ühesõnaga, seal oli väga koledaid stseene. Nii et ma soovitan vaadake üle, see saate natuke võib-olla rohkem aimu isiksusest või inimesest endast. Ja mina ei ole seda mitte välja mõelnud, mina vaatasin seda telekast. Nii, aga ma näen, et siin on kaalumisprotsess, otseselt ma sõtta minekut hetkel ei näe, küll aga ma näen väga jõulist, tugevat sõnavõttu, ma näen väga jõulist mingite jälle kokkuleppeid me ei tee, siin on solvumist, tuleb pettumist, aga ikka seda asja juhib ja mõjutab ainult raha. Meie otsustame kõik ainult raha järgi, mina vaatan seda asja natuke teise ladumisega. Siis mul on palju parem vaadata, vaatan niimoodi, näita mulle Iraani ja USA suhet. Muidugi mina olen ka sellega nõus, et riik on rahvas. Riik on alati rahvas ja riik peab alati kuulama oma rahvast. Ei saa olla siukest asja, et minu arvamus on sellel asjal, et ei saa olla siukest asja, et on mingisugused vennad, ja nemad nüüd otsustavad niimoodi, et tead, rahvas käib riigis, tead, nagu köit mööda, hingata ei tohi, istuda ei tohi, seda ei tohi teha, seda ka teha, pole mitte normaalne. See on minu arvamus sellest asjast, et riik on rahvas ja kui rahvale ikkagi ei meeldi midagi, siis peaks nagu riik ikkagi rahvas kuulama. Muidugi mõistuse piiris, et meil on rahvad jagunevad erinevatesse gruppidesse, erinevatesse kontingentidesse ja on ka äärmuslikke inimesi, eks ole, ja äärmuslikke gruppe, äärmuslike mõtetega, mis võib kahjustada nii riiki kui riigi majandust kui riigi rahvast, on ju. Aga kui ikkagi näiteks seal praegu on ikkagi seal Iraanis inimesed tahavad sellest diktatuurist välja tulla, siis mina leian, et neil on selleks nagu õigus, aga pole muidugi minu asi seda minna sinna nüüd ütlema, sest neil on ilmselt usk teine, nad on moslemid tõenäoliselt, et nendel on omad traditsioonid, oma usud, millest nad lähtuvad. Nii, ma nüüd segan uuesti. Oi. Oleme suure suuga, ehitame suure linna, teeme suuri tegusid, teeme suuri asju, kõik värgid, särgid. No mina näen seda, et Trumpil on tegelikult väga raske koorem selle Iraaniga seoses. Iraanil on mingisugused veenvad mõjutusfaktorid, tõmmata nii-öelda siis USA-l püksiriip koomale. Ei ole siin midagi, et sina tuled siia ülbitsema. Mis iganes vahendid need on, igal juhul need on kuidagi mõjuvõimsad. Siit ma näen ka seda, et tegelikult üsna varsti tahab USA Iraaniga teha häid kokkuleppeid, soodsaid kokkuleppeid, endale kasulikke kokkuleppeid. Ükskõik mul täiesti, ükskõik kuidas praegu see olukord välja paistab. Igal juhul mina näen seda, et siit tahetakse uut sõprussuhet, isegi kokkusaamist, sest nende vahel on väga suur stress ja depressioon. Mul on akut ainult 20%, nii et ma väga loodan, et ma saan veel teha võimalikult kaua. Või siis ma võtan vahepeal mikrofoni välja ja proovite kõrvad kikis lihtsalt kuulata, nii nagu ma vanasti tegin, siis ma saan panna telefoni laadima ja laivi jätkata. Mitte midagi teha ei ole, sest et ma ei saa akut panna laadima, kui mul on mikrofon taga. Nii, anyway. Ja siis ma näen sellist asja, et Iraan ei usalda absoluutselt USA-d. Ükskõik, mis pakkumise USA läheb, USA mõtleb oma majanduse peale. Ta mõtleb eelkõige iseenda majanduse peale. Siin on jutuks või teemaks tuleb või on tulemas mingisugused maavarad, mis on seotud mingisuguste, ma ei tea, kas nafta või kütte või mingi asjaga. Mina näen seda, et üsna varsti tahab USA minna Iraaniga leppima. Iraan ei usalda suurte sõnavõttude pärast ja USA näeb, et ta on endale tõmmanud mingisuguse raske koorma selga, millega ta peab nüüd hakkama justkui tegelema. Kaart näitab niimoodi, mina ei tea. Ja mina näen seda, et siin on hoopis see, et Iraan enam USA-st ei taha mitte midagi kuulda, mitte midagi ei taha. Iraan on vihane.
sina ei tule ja ei sekku minu riiki, minu usku ja minu süsteemi. Sina ei ole mitte keegi, ütleks nagu Iraan kaartide järgi siis USA-sse. Ja USA tahab tulla leppima, teeb ka mingi sõpruskohtumispakkumise võimalik, et nagu näitaks nii, aga ma näen, et siin ei ole mitte mingisugust usaldust. No seal on mingisugune naisterahvas koha peal või keegi, kes kogub mingit siseinformatsiooni, ta näitab mulle seda juba teist korda USA jaoks, kogutakse mingit siseinformatsiooni ja tundub, et see info kogumine käib kuskil väga-väga siseringis. Mingid sõprussuhteid enam USA taastada ei saa ja tegelikult üsna pea hakkab USA kahetsema oma sõnavõttu või oma käike või teiste, ütleme siis selle Iraani suhtes, sest siit tuleb väga tugev südamevalu ja üsna pea võib juhtuda ka see, et USA tunneb, et ta on jäetud üksinda. Üksinda tal ei ole liitlasi ja ta on esitanud nagu me teame, selleks juba selgeltnägi olema, rohkem kui ühele sõjalise väljakutse, siis siit on näha seda, et ta tunneb, et ta on jäänud üksinda, ta on konfliktne teiste riikide jaoks, ta ise tunneb niimoodi vähemalt ja ta tunneb, et nüüd on siit poolt suhted läbi, et sealt võivad tulla ikkagi et USA-le võivad tulla mingisugused maavara või mingid küttepiirangud, mingid naftapiirangud, küttepiirangud, midagi sellist võib siit tulla. Nii, siis ma näen Iraani poolt seda, et jah, Iraan on väga tugeva mõjutusfaktiga või faktoriga, Iraanil on raha rohkem kui pealt näha ilmselt paistab, sest ma näen, et siin on suured rahad, suured rahalised lepingud ja Iraan justkui tunneb, et ta saab seda raha või seda maavara või seda kasutada oma kasu eesmärgil praegusel hetkel ära. Ja see inimene, kes seal siseringis kogub mingit informatsiooni USA kasuks, ehk siis see spioon, see on naisterahvas, lööge mind või maha ja see tuleb ka välja, see naine saadakse kätte. Ta jääb vahele ja see peab olema keegi, kes töötab kuskil kas valitsuses või riigisektoris sees. Ja see naine pannakse kinni ja see on saatusest määratud. See on saatusest määratud. Sõda ma siin ei näe, aga ma näen, et head suhted või mingid mineviku suhted, mingi koostööleping või rahaline ühtne tegevus leiab läbi selle situatsiooni lõpu. Vot, nii. Vaatame siis. Vaatame siis veel, kes on Epstein. Kirjuta mulle Nergus Maike. Kes on Epstein, siis mul on lihtsam vaadata, mis, et hetkele, mis saab Iraani inimestest, vaatame seda ka, jah. Mis saab Iraani inimestest. Eestlane tüüpeline ütleb, pole meie asi. Mis see meie asi on? Mis saab Iraani inimestest? Vaatame. No nii, seal on vaidlused, ma näen, et mingisugused inimesed pannakse kinni ja mingid inimesed hukatakse ära, ma näen ka sihukest asja. Ma näen täiesti, tead sa, kui see Epstein on pedofil, nagu sa Indrek ütled, on ju, ma ei taha seda vaadata. Sellepärast, et esiteks ma elan neid asju nagu nii räigelt läbi, enda keha läbi, kui ma lähen inimese energiasse sisse. Ma ei taha vaadata, aga tead, ma ütlen, et te leiate sellele küsimusele ilmselt vastuse, kui te vaatate seda filmi. Ühesõnaga vaadake ise seda filmi ja ma ei taha vaadata, pärast on minul mingisugune süüdistasin siin mingit suurt maailma inimest ja mingis ma ei tea mis asjas ja siis ma ei viitsi sihukest asjadega tegeleda. Siin pärast on ise kuskil ülekuulamiskabinetis. Et ma ei taha laimuga tegeleda, sest tarokaart ei ole ju piisav fakt maises tasandis. Aga jah, küsisid
küsisin jah, sain vastuse ka. Aga nüüd ma siis vaatan Iraani inimesi, ma näen seda, et seal on ikkagi olukord on päris kehva, siin on väga tugevad vaidlused, mingisugused inimesed kaovad ära, mingid inimesed pannakse kinni ja mingid inimesed tapetakse ära. Ehk siis vägivallaga hakatakse riigisiseselt seda mässu maha suruma. Välist informatsiooni antakse valesti. Ehk meediasse jõuab valeinfo. Ma ei tea, ma näen niisugust asja, et mingid haiglad, kes võtavad vastu seal mingeid vigastatud inimesi, tehakse kuidagi nagu hästi põhjalik inimese tausta uuring ja kui avastatakse selle mingi inimese või tema pereliikme poolt, et ta on nagu kuidagi astunud riigi vastu, siis võidakse viisakalt siis öelda valeravi äkki anda talle või? Ühesõnaga, nendel inimestel ei lähe hästi. Siin on väga kohutavad kaardid. Aga väliselt üritatakse näidata, et rahvaga jõutakse kokkuleppele. Rahvas surutakse tegelikult alla alguses hoiatusega, aga vaikselt taustal toimuvad tegelikult palju jõhkramad asjad. Keegi või mingid inimesed saadetakse nagu välja. Ma ei tea, ma ei saaks öelda, et nagu riigist välja, vaid nagu mingisse külla või nagu mingisse külast välja või? Nagu mingisse kohta, kus on nagu väga raske hakkama saada. Ma ei tea, mis koht see on, aga see ei ole riigist välja, see on nagu mingi sunnitöölaager või? Pannakse nagu riigi kasuks nagu tasuta tööle või? Hästi palju on kurbust. Aga kuidas seal Iraanis mõnda naiste võimuga on? Kuidas on Iraanis naiste võimuga? Kas keegi teab? Sest et mulle nagu näitab siin ikkagi ühte naist pidevalt läbi jooksmas veel, kes võib olla selline rahva üleskutsuja või naiste eest võitleja või keegi, kes nagu kutsub üles, et ärme karda, astume vastu, me saame hakkama, mingit naiste rahvast, kes võib olla eesotsas seal kuskil. Aga inimesi läheb kaduma ja inimesi võidakse minna ja inimesed võivad minna kaduma just inimkaubanduse eesmärgil. Nii et tegelikult see olukord on seal päris kole. Kokkuvõttes USA sinna sellisel viisil ikkagi ei sekku. Mina hetkel ei näe seda. Sõjalist sekkumist hetkel, võib-olla aasta pärast, ma ei tea. Praegu ma ei näe seda. Praegu mõtleb USA eelkõige oma raha peale. Oma riigi, oma rahva ja oma raha peale. Oma riigi. Mõtleks kõik riigid oma rahva peale. Nii, vaatame siis veel, mis ootab ees eurot. Uudiseid tuleb kuskilt varsti, mul oleks nina sügelema. Öeldakse, et kui nina sügeleb, siis tulevad uudised. Mis ootab ees eurot? Mis ootab ees eurot? Aga kas see noor oli mees või naine?
nii. No mina näen praegu seda, et euros mingit suure euroraha kadumist ma siin ei näe, et euroga nüüd midagi märkimisväärselt suurt juhtub, aga eurot väga-väga jälgitakse. Aga ma ütleks niimoodi mingil põhjusel, et euroraha on kuidagi nagu kõrgema kaitse all, nagu mitte nagu inimeste poolt, vaid nagu Jumala poolt või kõrgemate jõudude poolt on euroraha on kõrgema kaitse all, et kaitstakse seda euroraha nagu kõrgemalt poolt. Eurorahal, ehk siis kui ma võtan ju euro on ja see puudutab Euroopat. Ma näen, et raha on kasvamises, kui sa selle paned kinnisvarasse. Ehk siis siit tuleb ikkagi ka soovitus, et need inimesed, kellel on kinnisvara või kuidagi kinnisvaraga seoses tõstavad rahalist sissetulekut kuidagi. Aga euro on väga kriitilise jälgimise all, aga ta tuleb pigem, ütleme siis kuidagi tõusuaeg on tulemas eurorahal. Tulemas on ka mingi uuendus euroraha puhul, see võivad siis olla ka võib-olla siis mingi uue mündi väljaandmine tuleb või mingi tähtsama mündi väljaandmine, võib-olla mingi raha võib-olla vahetab mingit kuju või midagi sellist on siit tulemas. Aga raha on siit tegelikult, eurorahal on praegu tegelikult päris head kaardid, et ma ei näe mitte midagi halba, mis tegelikult teeb ju meile kõigile majanduslikult on pigem hea. Mis see CBDC on? Et pane kirja ka, siis saavad teised ka targemaks, harime 11 koos. Ma ei näe hetkel euro kadumist, no vot ei näe, mina ei tea, mida siin on ennustatud, aga mina hetkel seda ei näe. Küll aga ma näen seda, et hästi palju liigub eurorahat välismaale. Hästi palju liigub euroraha välismaale. Ja siis mõne aja pärast hiljem, kuskil kaugemas tulevikus, võib juhtuda saatuslik muutus, saatuslik pööre. Euroraha kõrvale sünnib midagi uut. Mis sa oled siis? Mis sa siis oled siis, näita mulle nüüd. CBDC on digitaalne valuuta. Teate, mina ei tea, see digitaalne kõik digitaalne raha ja asjad on minu meelest kõige ohtlikum asi, mis inimkonnaga üldse juhtuda võib. Esiteks oled sa makslagi igalt poolt kontrollitav. Kõik kontrollivad sinu rahalisi tehinguid ja absoluutselt kõiki asju on ja lisaks sellele, mitte nüüd, et kõik oleks mingid kriminaalid, aga nagu ma ei tea, see on nagu ja kuskil äkki tuleb, no ma toon lihtsalt oma mingisuguse targa mõttega, et tuleb näiteks mingisugune süsteemirike, kustutati ära, oi ei teagi, palju oli siin arve peal raha, pole hullu, teeniti uue raha. No näiteks, ma ei tea, ma ei usalda siukseid asju, mul peab olema käega katsutada see vara, mis mul on. Mina ei saaks niimoodi nagu hakkama. Ma ei tea. Aga ma vaatan, mis on see saatuslik muutus, mis tuleb eurole. Eurole tuleb mingi saatuslik muutus. Mis on see saatuslik muutus, mis see tuleb sulle, näita mulle.
talle tuleb väga võimas vastane. Eurorahale tuleb väga võimas vastane, ta näitab mulle seda teist korda ja see tuleb, et allutada nagu euro. Aga mina ütlen teile, mis iganes moodi nad seda reklaamivad. See uus asi, mis tuleb, see võtab inimkonna materiaalse vabaduse enda alluvusse. Talle tuleb vastane. Jah, tuleb vastane, kes suretab aja jooksul euro välja. Issanda poose. Nii. Aga mis asi sa oled? Näita mulle, mis sa oled. Nii hästi näitavad just need ennustaja-kaardid. Nii, näita mulle, mis sa oled. Mis sa oled, mis sa suretad meil euro välja. Nii. See on midagi uut. Ma ütlen, et kui see tuleb, siis selle hoo saab see, mis iganes asi see on, saab juurde läbi inimeste enda otsuste. Ja inimesed lähevad kuidagi selle uue asjaga kuidagi väga kaasa. Nägemata kaugemasse tulevikku, et nad teevad tegelikult sellega ise endale kahju. Ma ütlen lihtsalt seda, et ma ei tea. See on ilmselt kaugem tulevik. See on kaugem, kindlasti kaugem tulevik, aga ma ütlen ausalt seda, et midagi selle euroga juhtub, midagi tuleb, midagi väga tugevat vastast tuleb talle. Aga ma ütlen, et mõelge alati sellele, kui kontrollitud te tahate olla riigi poolt. Ja läbi mille olete te alati kõige rohkem kontrollitavad. Nii, vaata, mis te mulle veel kirjutate siis. Ta ei näita mulle, ta ütleb, et see on täiesti uus ja see on nagu inimkond võtab selle vastu kui uue valiku ja nagu suure armastusega või nagu suure, väga äge ja lähme kõik teeme, et see euro ongi nõme nagu, midagi sihukest juhtub. Et see võibki olla mingisugune digiraha, mille puhul näevad inimesed, et nüüd me saame kõik miljonäriks näiteks, a la mingi sihuke värk. Aga seal see on tegelikult inimkonna külluse ja materiaalsuse haigustamise esimene samm, nii et minu soovitus on mitte nende asjadega kaasa minna, mis iganes moodi seda teile etendatakse või reklaamitakse. Aga kaart ju ei ütle mulle nime, ta ei ütle mulle, mis see täpselt on. Aga eks ta peabki olema mingisugune raha, aga see on niimoodi, et ta tuleb nagu vabaturule kuidagi või. Ja maksusüsteem võib-olla siis annab loa nagu või teeb selle süsteemi nii, et sa saad seda nagu kasutada ka maksmisel igapäeva kaubanduses. Aga, ja see on riikidele ja valitsustele väga kasulik. Mis seal aprillis siis toimub? Vaata, Viive, sa küsid, et kas on raha mõtet pangas hoida. On nagu natuke võimatu seda mitte pangas hoida. Näiteks mina oma isiklikku raha hoian mitte pangas.
võimalusel, aga kui mul on ettevõtte rahad, ma pean neid absoluutselt hoidma pangas, sest et ettevõtte tegevus peab olema läbinähtav, ettevõte on väga palju maksekohustusi, tulud, kulud, kõik käibemaksud, kõik värgid-särgid, on ju. See ei ole võimalik lihtsalt ettevõtjana, ei ole näiteks minul võimalik täna juba võtta pangast raha välja, aga eraisiku kui isikuna tegelikult on see võimalus olemas. Ma ei tea, see aasta tahaks kuidagi öelda, et võimalikult mõistlik oleks hoida seda võimalikult palju oma suuremat vara enda lähedal, ihu lähedal, vanasti esivanemad panid meil sukasääre sisse. Aga ma soovitan teha ikkagi niisuguseid, vaadates seda, mis maailmas üldse praegu toimub, ma soovitan teha võib-olla selliseid valikuid, kus raha ei kaotaks oma väärtust, kus vara ei kaotaks oma väärtust, et paberraha ikkagi võib oma väärtust üleöö kaotada, muidugi kõik võib, on ju, aga ma ei tea. Mina ei mäleta, mis mina siin aprilliks ennustasin, Indrek, tuleta siis meelde, mis ma ennustasin. Mul on tegelikult hästi ägedad jälgijad. Mina ennustan ära, mina ei mäleta ise mitte midagi ja pärast kõik jälgijad kirjutavad mulle, see ennustus seda ja see läks täppi, ja siis ta niimoodi ongi. Nii, vaatame, mis siis aprillis. Eestit siis, Eestiga seoses, et mis Eestit ootab ees aprillis. Vaatame. No, ei tea, päris head kaardid on siin muidu. Ma ei tea, ma vaatan Eestit ise praegu üldiselt. Mina näen seda, et inimesed lähevad reisima ja kinnisvara müük võib olla aprillikuus parem kui muidu. Tööturul on võimalik saada aprillis paremaid pakkumisi. Midagi võib tulla veega. Veekaart on niisugune probleemne koht aprillikuus. Kuskil võib olla ka aprillis näiteks mingisugune uputuselaadne asi. Ütleks veel sellist asja, et kuskil tuleb mingi veeprobleem, kuskil on nagu veepuudus, vesi on kinni. Mingil ajal, ma ei tea, kas see kõik on täpselt nüüd aprillis, aga mingil ajal tuleb probleem üles ka mingi suure reostusega. Eestis tuleb välja mingi suurem reostus, mis tekitab suurema poleemika. Ka mingi uputus tuleb, kus tuleb mingi kahju, mingi veega seoses mingi kahju. Aga kas ma ütlesin, et see ühislaulmine on aprillikuus, seda ma küll ei julge öelda, et see ühislaulmist ma nägin küll, aga aprillis ma ei ole nüüd küll kindel, kas ma aprillis ütlesin. 7. märtsil, ja seda ma ütlesin, ja 7. märtsil näeb inimkond suurt tõde. See oli lause, mis tuli mulle kanalist otse. Mida see 100% tähendab, ma täpselt ei tea, ütlesin selle lause täpselt nii, nagu inglid mulle selle kanalist ütlesid. Ja ma õudselt hästi mäletan, kuidas ma kahetsesin seda, et see oli 2 aastat tagasi, kui mul tuli kanalist, mu õpilased teavad seda, sest nad olid, ma nendega koos olles ruumis kanaldan hästi palju, ma lähen sügavale transi sisse ja siis hakkan rääkima ja siis ma räägin ja siis nad lindistavad seal ülesse pärast, sest ma ise ei mäleta, kui ma transist välja tulen, mida ma rääkisin, sest et teadusolek kaob tegelikult niimoodi ära, ma niimoodi laivi päris teha ei saa ja mul on ebamugav ka niimoodi teha seda laivi.
Aga õpilastega ma tegin ja teen tegelikult päris tihti. Ja siis mul tuli ükskord selline asi, kus mulle öeldi täpselt niimoodi, et ma ei mäleta, kas see oli mingi 3 päeva pärast või 7 päeva pärast tõusevad esivanemad üles ja näitavad oma inimestele siis, kes praegu nagu elavad, ehk siis nagu näitavad oma nagu viha ja pettumust, et inimesed ei ole oma esivanemate õpetustesse suhtunud lugupidamisega ja et inimesed ei austa enam loodust, ei austa enam metsi, ei austa enam ande ja tarkusi, mis esivanemad on oma järglastele edasi andnud. Ja mul oli see päevaga, ma rääkisin selle täpselt päevaga ära ja ma nii kahetsen seda, mul niimoodi kriipis see, nutsin pärast, et silmad peast välja ja õpilased ütlesid, et no pole hullu, et nemad ikka kuulsid, onju. Ja täpselt see aeg, kui ma ütlesin, et esivanemad tõusevad maast üles ja näitavad oma viha ja pettumust oma nagu järglastele, see oli päev, kus Eestis oli hästi suur torm. Eestis oli väga suur torm, elektriliinid läksid katki ja see oli väga suur torm ja uudistes ja mõte. Ja ma olin enda peale nii vihane, et see sõnum, et see nagu see universumi sõnum, see esivanemate sõnum ei jõudnud inimesteni, sest et oleks ma selle nagu ära öelnud ja see torm nagu tuli, et siis inimesed oleks saanud kinnitust sellele, kui oluline on hoida oma esivanemate väärtusi, tarkusi, mis puudutab ande, loodust, kõik see, et kuidas ise süüa teha ja kõik need asjad, et kui oluline see oli. Ja ma ei andnud seda sõnumit edasi ja mul oli enda sees oli väga tükk aega, ma arvan, et mitu kuud oli hästi tugev süütunne. Et ma mäletan, et ma nagu kirusin ennast väga kaua aega tagasi, nagu taga pärast seda, et ma seda ei teinud ja nüüd ma otsustasin, et nui neljaks tuleb, mis tuleb. See info, mis mul kanalist tuleb, selle info ma ütlen ära, lähed täppi või ei lähe täppi, vahet ei ole. Mina olen alati öelnud, et ma aega teile 100% täpselt ennustada ei suuda, et samamoodi nagu selle laevaga oli, ma ütlesin teile kuupäevaliselt ära, et see on augustikuus, toimub siuke asi, aga ma panin aastaga, ütlesin nagu aasta varem, kui see juhtus, eks ju. Et siuksed asjad, et seda ei saa niimoodi võtta, sest et kui mulle kõrgemad jõud informatsiooni annavad, nad annavadki mingid detailid, mingid konkreetsed laused, ja ma ei saa seda nagu nii, nad ei räägi minuga nii, nagu mina räägin teiega. Et hästi palju sellest info saamisest jääb ikkagi nagu sudoku lahendada või mõistatada, et ma pean nüüd ära mõistatama, mis see nüüd tähendas. Aga 7. märts ma ütlesin, tõesti on midagi ja see tõesti on niimoodi. Aga aprillikuus võib tulla midagi veega seoses mingi üleujutusega, mingisugune kahju ja mingisugune katkestus võib tulla ka elektriga, sest et ma näen nagu mingit seadme, energiaga seoses tähendab, tuleb nagu mingi energiapuudus või midagi, et midagi võib juhtuda ka elektriga. Aga see laulmine või see, ma ei tea, millal see on, aga ma pakun, et see on pigem suvel. Ma arvan, et see on pigem suvel. Nii, aga võib-olla ma ei mäleta, see live tuleb üle vaadata, sest ma olin ju kanalis ja mis ma siis kanaldasin? Et äkki see oli siis 7. märtsiga seoses? Ma ei tea, vaadake live uuesti üle, siis seal on see öeldud. Niimoodi tagantjärgi ma ei oska enam midagi öelda. Ja teiste nõidade osas ma ei võta ühtegi vastutust, et kes mida, kuidas, millal näeb, ma ei tea. Et ma saan ainult seda vaadata, mis mulle endale tuleb. Ma ei tea, ma näen praegu siukest asja, et
mingid 3 meest teevad mingi olulise lepingu, millest tuleb esimene majanduslik kõver, noh, mis iganes see tähendab, no võta kinni. Siuke tunne nagu mingi oluline Eesti ala või kinnisvara või Eestile ajalooliselt kuidagi midagi olulist. Nagu midagi Eesti riigi alaga, kinnisvaraga, piirkonnaga seoses tehakse mingi ostu-müügitehing ja see läheb kuidagi nagu mingi välismaa valdusesse või mingi välismaa kätte. Ja kui see välja tuleb, siis Eesti rahvas on väga pettunud. Siit võib tulla jälle mingi siukene tehing, mis võib puudutada NATO-t. Aga ma ei tea, nagu mingisugune leping tuleb kuskilt, mis on väga nagu rahvale vastumeelne. See võib olla midagi sellist, mis paneb rahva tõstma pead. See võib olla midagi sellist, mis paneb rahva tõstma pead. Aga mis iganes raskused, veidrused ja ebanormaalsed tehingud meid terve selle aasta jooksul ees ei oota, siis ma ütlen, Eesti rahvas on hästi tugev rahvas ja Eesti riik on hästi tugevalt kaitstud riik. Oota. Ma vaatan, kui ma saan ühe kaustiku kätte praegu, siis mul on sinna ka pandud kirja vahepealsed kanaldused, mis mul vahepeal on tulnud ennustustega seoses. Ja see ühislaulmine ja see kõik oli jah, ja Koit oli märksõna ja kuule, aga siis oli ka mingi 3 meest ju. No ma ei tea. Eks see tuleb välja, kui aeg on õige. Nii, vaatame. Mul on tulnud siit, mis ma olen endale kirja pannud, et tulemas on mingisuguse tehase kaudu suurem veereostus. Ikkagi näitab Eesti rahva mingisugust kogunemist ja mingit ühislaulmist või mingit siukest asja. No see oli mingi täiesti imelik informatsioon, ma isegi ei tea, mis see tähendab, nagu see oli nagu täiesti nii, et ma lihtsalt panin selle endale kirja ja ma mõtlesin nagu, miks üldse mingi siuke asi on ja aga ühesõnaga on mingi niukene asi, et Palmse mõisapäevadel nagu mingisugune meesterahvas, kes on nagu vanamõisniku riietes, kes ei tohiks nagu üldse seal Palmse mõisas viibida, hiilib nagu Palmse mõisa sisse oma kasu eesmärgil. No ma ei tea, kui palju see tervet Eestit ja rahvast nüüd mõjutab, aga mingi siuke informatsioon tuli ka, ma panin selle kirja. Võib-olla siis Palmse mõisa omanik siis jälgib Palmse mõisa päevadel siis ümberringi rohkem, mis toimumas on.
Siis ma nägin siukest asja, ma ei tea, mis see tähendab, aga Venemaa allkirjastab võimu taastamiseks Arcto pakti. Mis on Arcto? Ma ei oska öelda, aga mul üks õpilane ütles, kes oli seal, kui ma kanaldust tegin, et Arcto on, et paktidele pantakse kohanimede järgi nagu nimed, kus pakt on allkirjastatud ja me vist uurisime välja, te võite seda infot kontrollida, aga äkki oli see Arcto oli kuidagi seotud Prantsusmaaga, kui ma õieti mäletan, aga igal juhul, et Venemaa allkirjastab võimu taastamise eesmärks Arcto pakti. Siis tuli siukene asi, et Hiina annab relvi mingi territooriumi vastu, kuna Venemaal puudub raha, siis tuleb maa versus varade vaheline jaotus, ehk siis Hiina kaupleb Venemaaga läbi mingisuguse Venemaa territooriumi. Siis tuli veel selline informatsioon, et tulemas on uue vaktsiini loomine. Midagi oli mul seoses tuumaelektrijaamaga, aga ma enam ei mäleta, mis see on. Ei ole Arktika kokkuleppe. Mul tuli Arcto. Arvas Arktika või? No võt, ei tea jah, kanalis on need nimed ka, aga see Arcto koht on täiesti olemas kuskil, aga ma ei mäleta, kus äkki oli Prantsusmaal. No see veeuputus, see tuleb kogu aeg sisse, sellest ma ei saa mööda, ei üle ega ümber. Siis on siukene asi, mis ma nägin ka väga huvitav info, et leiba ja saia hakatakse müüma paberi sees. Kilekoti tasu läheb niivõrd kõrgeks, et mingisugused ettevõtjad arvavad, et paberi sees on, paberkotis siis või on mõistlikum siis müüa leiba ja saia, mis on tegelikult meile ka väga kasulik, sest et igal juhul on paberkotis leib, võib-olla ta ei säili nii kaua, ma ei tea, aga ta on tervislikum. Siis tuli siuke asi, et automaks tõuseb 4-veolistel autodel. Ehk siis see on see koht, et 4-veoliste autode koha pealt võidakse teha tasa siis see koht, kust rahad tagasi anti. Mul oli mitu õpilast, kes hakkas selle kanalduse ajal kisama, sest neil on 4-veolised autod. Siis tuleb skandaal seoses mingi koolitoiduga. Ja turule tuleb uus narkootiline aine, mis ei ole puhas ja on väga mürgine. Ja siis tuli veel üks väga imelik info, mina tean seda, et pole olemas, aga siis mul jälle õpilased ütlesid, on küll. Punase elav hõbeda hind tõuseb. No võt, kas see punane elav hõbe on siis olemas või ei ole, seda ma ei tea, aga punase elav hõbeda hind tõuseb. Nii et ma sain teile seekord jälle päris palju huvitavat uut informatsiooni anda siis nende asjade kohta. Ja ma väga-väga ootame teid kõiki maagialadale, mis tuleb juba 7. veebruaril. Ma väga loodan, et te saate tulla ja me anname omalt poolt väga palju, et me saaksime teile pakkuda unustamatut elamust, et me teeme sinna seekord Võlumetsa, kuhu me teeme ka ühe suure ilusa soovide puu ja üritame teha ilusa valguse mängu sinna, kuhu me peidame ära nõiad ja inglid ja metsahaldjad ja loomad ja selle soovide puuga siis pärast kui laat on läbi, siis viin läbi rituaali, et saadame kõik need soovid siis universumisse teele. Kõik need küsimused, mis te mul praegu juurde siit küsite, siis need ma vaatan lihtsalt järgmine live, et annan jälle jooksvalt mingi 15-20 minutit ennem teada, et live hakkab, sellepärast, et niimoodi on mul kõige parem, siis ei ole mul kunagi segajaid, kuidagi väga hästi on, keegi ei takista mind kuskilt moolt, ei tule mingid rünnakuid, õudselt hea on olla. Et mulle nii hästi sobib see ja ma vaatan, et alati on kõik alati kohal, et kõik on alati valmis Ruti hakkavad vaatama. Ja ma loodan, et teile meeldis tänane õhtu koos minuga ja ma loodan, et mul on au teid kohata 7. maagialaadal Võlumetsas.
ja ma loodan, et ma sain anda teile informatsiooni ja varsti kohtume. Olge tublid ja ilusat reede õhtut teile. Tšau!